Naiskodukaitse, tere! Tervist, härra kindral! Jõudu paraadiks! Jõudu tarvis! Tule järgi. Marss! Nii, võtsime tõrvikud! Tõrvikud on ees, vasakus käes. Nii, mina ütlen teile vasak pool. Nii, aga nüüd olen mina siis president. Ja teie liigute selle bussi taha ja jääte kohe selle bussi taha. Nii. Tervituse! Valve! Härra Vabariigi president, Saaremaa ringkond, Aire Pahapill. Härra Vabariigi president, Saaremaa ringkond, Jätkond. Viige see võidu tuli Saaremaale. On võidupüha 2007. aasta juunikuu. Sel aastal saab Naiskodukaitse 80-aastaseks. Parimad naiskodukaitsjad ja kodutütred on määratud võidupüha paraadile tulekandjateks. Nemad viivad presidendi läidetud võidutule laiali üle Eesti. Naiskodukaitse on Kaitseliidu eriorganisatsioon, mis toetab Kaitseliitu tema riigikaitselises ja isamaalises tegevuses ning koondab sarnaste eesmärkidega teotahtelisi naisi kogu riigis. Esimesed filmikaadrid Naiskodukaitsest on jäädvustatud Tartus 1925. aasta detsembris, kui toonane siseminister Kaarel Eenpalu annetas Kaitseliidu malevatele lipud. Naiskodukaitse loodi iseseisva keskkorraldusega organisatsioonina 1927. aastal, kuid Kaitseliidu naisüksused on 3 aastat vanemad. Kalevi malevkonna lindade kompanii asutati juba 1924. aasta detsembrikuus vahetult pärast enamlaste mässukatset. Uuesti sattusid naiskodukaitsjad filmikaamera ette 1929. aastal, kui Rootsi kuningas külastas Eestit. 2 aastaga oli naiskodukaitsest kasvanud Eesti suurimaid naisorganisatsioone, kellele usaldati riiklikke esindusülesandeid. Enne teist maailmasõda oli naiskodukaitse tõeline massiorganisatsioon, kus kõrvuti riigikaitsega tegeleti ka rahvuskultuuriga. Arvatavasti on Eesti esimesed suured tantsupeod algatatud just nimelt naiskodukaitse poolt. Esimesel Eesti Vabariigi perioodil oli ikkagi naiskodukaitse nagu hoopis teiste sihtidega kui praegu. Meil oli oma, puhtalt öelda kodukaitse. Meie olime Kaitseliidule abistajad ja naiskodukaitsel oli peamiselt ikkagi niisugune põhimõte, et meie peame olema majandusliselt, oskame toidlustada, kui on tarvis õppelaagrites, siis samariitluse kursused me pidime läbi tegema ja kui olid õppelaagrid, mehed käisid selles polügoonidel või nendes õppimas, siis ikkagi samariitlaste rühm oli seal kaasas. Kaitseliidu meestel olid kõikidel relvad, kellel nii palju kui relvi oli ja kellel olid kätte antud, nendel olid relvad käes kodus. Naised relvadega ei tegelenud. Ja. Siis tehti niisuguseid ühiseid käsitöid, koeti kindlaid, koeti sokke, mida annetati jälle. Ja. Aga kas tõesti ei olnud niisuguseid naisi, kes oleksid kippunud koos meestega püssi laskma? Kus? Et nii nagu praegu tänapäeva naiskodukaitse käib sõjalistel võistlustel? Ei olnud. Selle jaoks olid meil mehed, kes kandsid püssi, aga kui mehed pidid, oleks mõnes häirekorras olnud, tol korral oli ju jumalale tänu, kõik oli rahu, oleks häirekorras olnud, naised oleks pidanud kodud korras hoidma ja meestele toeks olema, vähemalt moraalselt toeks, et olge mureta, me oleme kodus, me hoiame kodu korras, tulge tagasi ainult. 1940. aastal oli Euroopa sõjas ja Nõukogude Liidu Punaarmee baasid juba Eestis. Iseseisva Eesti riigi lõpuni jäi napilt 3 kuud. Ometi elati riigis normaalset igapäevaelu. Tallinnas korraldati ühisabi korjandus vaesema elanikkonna abistamiseks. Korjanduse kandvaks jõuks olid Naiskodukaitse ja Kaitseliit circa 1000 osavõtjaga. Kohtadele jõudnult jaotatakse üksikud majad omavahel
ning kuldsüdame korjajad asuvad oma ülesannete täitmisele. Korjandusse suhtuti väga heatahtlikult. Koguti üle 6000 mitmesuguseid esemeid sisaldavaid pakke, toa ja tarberiistu. Kogutud annetused paigutati ladudesse, kust need hiljem tulevad väljajagamisele, millega on võimalik nii mõnelegi puuduskalatajale rõõmu valmistada. Nõukogude okupatsiooni ajal kuritegelikuks kuulutud naiskodukaitse taastati kunagiste naiskodukaitsjate järeltulijate poolt kohe peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. See oli uus algus. Meie arvame, et meil on mõtet jätkata oma liini. Ühest küljest tänapäeva naised on küll sportlikumad ja nad on ka võib-olla agressiivsemad kui naised 50 aastat tagasi. Samas jälle ei saa endale võtta ülesandeid, mida me ei suuda täita. Me peame endale reaalselt aru andma, mis on meie kasutegur. Ja ükstapuha, kui tubli ka see naine ei ole, ta ei suuda võistelda meestega. Me oleme hoopis vajalikumad ja hoopis kasulikumad, kui me jääme oma nende ajalooliste tegevusvaldkondade juurde. See siis on toitlustamine, tagalatöö, meditsiin, just esmaabi andmine ja ütleme side erialad. Ennekõike on naiskodukaitse need inimesed, kes siin on. Inimesed, kes on tulnud siia sooviga panustada Eesti ühiskonda, Eesti riigikaitsesse. Nad on tõenäoliselt aktiivsemad, enese tegemiste üle rohkem järelmõtlevad kodanikud kui see keskmine inimene, kes kõnnib tänaval. Et tegelikult see joon on läbi naiskodukaitse ajal ma arvan, et säilinud, et organisatsiooni olemuse üks pool on see just nimelt ülesandele suunatus ja millegi vajaliku eesmärgipärane ärategemine, aga teiselt poolt on see organiseerumine naistena, selle läbi eneseteostus, see, et iga naine, kellel võib-olla eraelus ei ole võimalust ennast sellises rollis teiste kõrval teostada ja siis osaleda erinevates asjades, et naiskodukaitse pakub talle seda võimalust. Piltlikult öeldes vanaemade kätest langenud lipu tõstsid üles nende tütretütred, kuigi enne teist maailmasõda naiskodukaitsel päris oma lippu veel polnudki. Naiskodukaitse lipp on sõjaeelse naiskodukaitse vormikleidi ja Eesti suvetaeva sinist värvi, millel risti moodustavad valged liljaõied, on aususe ja kohustuluse sümboliks. Ma väga tänan. 2007. aasta paraadiproov jätkub. Siin ääre peal on kirjutatud Jõgeva. Naiskodukaitse on jaotud Kaitseliidu malevate ja Eesti maakondade järgi 15 ringkonnaks. See on Valgamaa. Helesiniseid õlarätikuid kannavad naiskodukaitse esinaine ja ringkondade esinaised. Ja ma panen tule põlema, mängin presidenti, teie tulete, võtate minuga lähtkuldus. See balloon kestab kuskil 45 minutit, kui ta niisuguse tulega. Ma panen ta põlema, siis näita, millise tulega te peaksite teda hoidma. No ta on niisugune väike, aga me saame seda siit reguleerida. No ma arvan, et suuremast tuld sellele tagasi. Korduvatest marsiharjutustest hakkavad naistel jalad väsima. Naiskodukaitse, tere! Tervist, härra president! Õnnitlen võidupea puhul! Tänan! Kui palju on läinud laevu põhja? Ja just meeste päralt. Oleks naine kapten olnud, no kurat. Naiskodukaitse on nooruslik organisatsioon. Kevadine paadimatk väikesel Emojõel paneb proovile naiste kokkusobivuse ja vastupidavuse. Koos tegutsedes õpitakse kaaslasi tundma. Leitakse üksteise tugevad ja nõrgad küljed. Kõrvaltvaataegi näeb. Naiskodukaitsjat võib usaldada. Naiskodukaitse propageeribki riigikaitset läbi tervete eluviiside ja spordi. Naiskodukaitse korraldab esmaabi instruktorite kursuseid. Koolitatakse inimesi, kes suudaksid omandatud oskusi omakorda edasi õpetada.
Seda on vaja nii Naiskodukaitse kui organisatsiooni ülesannete täitmiseks, kui ka üldisemalt Eesti ühiskondliku turvavõrgustiku laiendamiseks. Samas saab ka iga Naiskodukaitse liige isikliku kindlustunde igapäevaelus toimetulemiseks. Vabatahtlikud Naiskodukaitsjad koolitavad teisi vabatahtlikke sellistel erialadel, millede õpetamine tsiviilühiskonnas on väga kulukas. Lisaks esmaabikursustele võib Naiskodukaitse liige saada väljaõppega masstoitlustamise alal, kriisiabi ja mobilisatsioonikorralduses ning side- ja staabiassistentide erialadel. Kaitseliidu koolis õpivad ja õpetavad Naiskodukaitsjad kõrgetasemelistel juhtimis- ja pedagoogikakursustel. Mida on vaja maskeerida? Ka talvelaagrites on spordivõistlused kombineeritud õppustega. Siinkohal näide meditsiiniõppusest. Mida teha, kui tulete koju ja leiate naabri teadusetult maja ees lamamas? Instruktor Andrus Lehtmets õpetab. Mis viga siin tehti? Kõigepealt selle tuppa tassimisega ja siin nende külgasendite ja kõikide muude asjade panemisega ja abi tuleb kutsuda, kui annab kutsuda. Kui kutsuda abi ei ole, siis ärge teda niisama solgutama hakata. Kui te teda solgutate niimoodi, siis kui ta enne surnud ei ole, siis ta selle solgutamise peale kindlasti sureb. Circa 10 aastat tagasi oli Naiskodukaitse üle 3 korra väiksem kui tänapäeval. Esimeste eelarvete pea olematut suurust tuleb tänapäeval imeks panna. Ometi saadi hakkama. Meil on 400 liiget, need on tegevliikmed. Lisaks sellele on veel toetajaliikmed ja on olemas reserv. Reserv moodustub naistest, kes siis on väikeste lastega kodus või on mehele läinud või on parasjagu õppima asunud ja oma elukohta vahetanud. Neid me ei loe. Me loeme ainult oma tegevliikmed ja neid on praegu 400. Naiskodukaitse aasta eelarve on 600 000 krooni. Võiks loomulikult rohkem olla, sest et me suureneme niimoodi mürinal. Eelmise aasta juurde kasvuprotsent oli 56,8. Et ilmselt sellel aastal läheb raskeks, kui naisi nii palju tuleb. Aga me loodame, et meil siis ka seda eelarvet vastavalt suurendatakse. Mis sa tead? Siin tundub, et lõhnab. Esimene naine, kes hüppas 2.12. Naiskodukaitses on nii fantastilised inimesed, et mida rohkem sa oled, seda rohkem sa sõpru saad ja niisugustele kokkutulekutele tuledki rõõmuga, sellepärast, et sa näed siin inimesi üle Eesti. See on niisugune kokkusaamisrõõm. Sõpru on juba üle Eesti nii palju, et juba üritus vahelt ära jääb, üks reede vabaks jääb, siis hakkad mõtlema juba, et polegi midagi teha. Kogu mu elu, kogu mu töögraafik käib Naiskodukaitse ürituste järgi, et ma olen väga tänulik oma töökaaslastestele, kes alati vastu tulevad, et nad on nõus nagu vahetama, ka vahetusi, et ma saaks igal pool käia ja ega ta ongi. Kui sa aktiivselt osaled, siis seda vaba aega. Siis on elustiil juba. See on elustiil juba, jah. Ja see ongi su vaba aeg. Sakala, igal pool saab hakkama! Sakala, igal pool saab hakkama! Sakala, igal pool! Vanasti olid pioneerilaagrid, lapsed olid seal, enam ei ole pioneerilaagrid, nüüd on kodutütred ja noorkotkad. Nüüd tuleb lapsed sinna saata, aga siis tuleb emadel ka kaasa minna. Need lähevad siis Naiskodukaitse alt lihtsalt ja hakkavad seda sama laagrit eest vedama. Aga abikaasa mis ütleb? Abikaasa, no kui on hea mees, siis tuleb kaasa ja on kaitseliitlane ja kui ta ei ole hea mees, siis ta läheb eraldi mere äärde. Nii et... Abikaasa lepib täpselt nõnda, kuidas lapsed kasvavad. Abikaasa on ise ka kaitseliitlane ja vastavalt sellele lapsed on suuremaks saanud, jääb ise aega pühenduda Naiskodukaitsele. Ja tema on sellega nõus. Harju! Esindajad kohtuniku juurde. 2007. aastal on Naiskodukaitses 1100 liiget. Naiskodukaitse on laiapõhjaline organisatsioon, kuhu kuuluvad väga erinevad inimesed. Maire Arro, Järva ringkonna esinaine, on eraelus kaupluse juhataja ja teismelise poja ema. Nii öelda maasool, kes väärtustab kodukohta ja innustab Kesk-Eesti naisi riigikaitses kaasa lööma. Kristiina Karu on noor teadlane, Tartu Ülikooli doktorant. Tema esindab Naiskodukaitses uut põlvkonda kõrgelt haritud naisi, kes elades küll juba uues, arenenud ja euroopalikus Eestis peavad lugu ka traditsioonilistest väärtustest. Mina astusin sellepärast, et sõbrannad läksid. Ja mul ei andnudki nagu selget põhjust, sellepärast, et mina ei teadnud üldse, mis Naiskodukaitse on. Nüüd lihtsam on nagu rääkida, miks ma jäin sinna.
ja ma arvan, et ma jäin sellepärast, et mulle need inimesed meeldisid ja mulle see põhimõte meeldis, mille järgi Naiskodukaitse tegutseb. Aktiivne puhkus, et saab väljaõpet, saab ennast liigutada, saab füüsilist koormust ja seda kõike siis rakendada isamaa hüvanguks. Valdkonnadel teadmised, need inimese otsimise õppused. Et see võtab küll su vaba aega, aga tegelikult see ei ole nagu raiskamine, vaid see on nagu kasulik kulutamine või siis kasulik nagu enda täiendamine. Ja see on põhimõtteliselt tuleb meile tasuta ainult see, et ma panustan siin oma aega. Minu arust see nagu see kuidagi mõelda, et nagu ühel üritusel käisid ära, siis läksid järgmisele üritusele ja siis hakkasid käima ja siis tekkis selline hull pinge, et igal pool tahaks kuskile jõuda ja kõigest tahaks osa võtta. Siis tulid nii medalid ja aumärgid, kõik võimalikud koolitused. Vaata kõik need põki väiksed märgid, et kõike nagu tahtsid saada. Tunnustati ka seda, et mida sa tegid. See on küll väga oluline. Mina tegin sellepärast, et siuke tasuta ekstreemsport, et alpinism läks liiga kalliks ja siis ma mõtlesin, et saab metsas roomata, saab adrenaliini, saab füüsilist tublisti. Miks mitte? Et meilt on hästi palju üliõpilaskorporatsioonis on liikmeid. Ma ei tea, kas Maarja, sina tulid selle kaudu? Jah, Airi ja Liisa seal värbasid inimesed, kes tahaks põkile minna või kes tahaks Naiskodukaitsesse tulla ja kes tahaks põkile minna kohe. Ja siis nad vist üldse ei arvanud, et mina oleks nagu õige kandidaat või et ma sobiks sinna organisatsiooni, aga siis ma kuulsin, kui nad rääkisid, mida põkil kõik tehakse, et kõik need relvaõpped ja sõdurioskused ja siis see tundus lihtsalt nii intrigeeriv. Et ma mõtlesin, et ma tahan minna sinna. Lisaks on sellele meil oma nagu laskmisõppused. Aga täpselt nii palju, et kui igaüks ise tahab nagu osa võtta, et nii palju on. Et on inimesi, kellele selline asi meeldib ja on inimesi, kes saavad selle baasõppe, aga nad ei taha sellega edasi nagu tegeleda ja see on täiesti aktsepteeritav. Et mina leian, et see ongi Naiskodukaitse pluss, et sa saad valida seda, mis sa ise tahad nagu. Et midagi sunnita peale, et sa pead minema metsa ja pead laskma relvast, et see ei ole õige ka tegelikult. Tere tulemast siis kõigile meie ringkonna jalgrattamatkal. Ja nüüd me hakkame liikuma siis Vassemõisa peale ja teeme esimese peatuse 12 kilomeetri pärast. Maire Arro, Järva ringkonna esinaine, korraldab jalgrattamatka Viljandist Türile. Teel põigatakse Lõhaverre, eestlaste, muisse Kangelase ja kuninga Lembitu Linnuse mäge vaatama. Naistega koos tulevad matkale ka Kaitseliidu mehed, abikaasad ja suuremad lapsed. Kaitseliit on kogu pereorganisatsioon just tänu Naiskodukaitsele. Naised, pereemad loovad militaarse põhjaga Kaitseliidule ka teatud pehmema imidži. Tartus Naiskodukaitse ringkonna toas võtab Kristiina samal ajal vastu liikmekandidaate. Ei ole seda viimast sina. Ma räägin ära, et mis see on ju. Et kui sa selle soovialtuse blanketi ära täidad, siis see tähendab, et sinust saab meie liikmekandidaat, mis põhimõtteliselt ei kohusta sind veel eriti millekski, välja arvatud selleks, et kui sa oled kirja pannud, et sa tuled üritusele, siis sa ikka pead kohale tulema. Siis sul on vaja 3 soovitajat. Et üks peab kindlasti olema Naiskodukaitse liige ja ta peab olema vähemalt aasta aega Naiskodukaitse liige, aga meil enamus tegevliikmeid ongi aasta aega juba olnud, et vähemalt. Ja 2 tükki võivad olla Kaitseliidu liikmed. Maire elab Paides. Täna saadab ta poega spordilaagrisse. Siin selle oksa külles on hästi palju vaata. Näe. Maire, aastaid Järvamaa parim sportlane, tuli Naiskodukaitsesse läbi laskespordi. Pane see ämber ära ja. Mõned on katki, jah. Mis sul nii vähe asju? No ma ei tea. Laulu peale läksid, siis oli... No aga vaata, mul oli magamise asja.
Mida aga arvab poeg ema kuulumisest naiskodukaitsesse? On ta ju tihti seetõttu kodust ära. See on isegi hea, et tal on midagi muud peale tööd ka teha. Et minu jaoks on tal nädala sees küll aeg, et laste nädalavahetusel käib kuskil mujal sees. Teevad koos selliseid, ma ei tea, naiste asju, käsitööd ja käivad, jalutavad koos metsas ja siis talle meeldivad sellised asjad ja ta on väga rõõmus sellele. Tegelikult eks vaata nagu struktuuriski tuleb, et me oleme nagu see Kaitseliidu allorganisatsioon või toetav organisatsioon. Et tegelikult on ikkagi, ja meie malema mehed on küll hästi meiega nagu ära harjunud, et kui on midagi vaja, just toitlustamise poole pealt ütleme, et siis on ikkagi, et kõigepealt võetakse meiega ühendust ja nad ei pea kunagi pettuma ka, et meist keegi saa kunagi või tulla või mingi probleem on. Kõige suurem üritus on meil sügisel see sügisõppus ja see on ka selline 150-200 inimese toitlustamine ja mitu päeva, aga nüüd ütleme kõik noortelaagrid, jäigi enne mainimata ka, et vaata Naiskodukaitse ja Kaitseliitega sinna juurde tulevad ju noored kohe, eks ole. Et teine osa sellest moodustavad ju noorte aitamine. Noortelaagrid on kõik alati üle 100, et seal ei ole üldse alla 100 inimese. Maire läheb tööle. Kaitseliit on tellinud noortelaagri toitlustamiseks vajaminevad toiduained Mairele alluva poe kaudu. Kõrvuti suurklientide teenindamisega peab Maire nõu andma ka tavalistele ostjatele. Tema teadmised toiduainetest ja menüü koostamisest on tellijaile ja ostjatele olulised. Kaitseliidu noorteorganisatsioonide, noortekotkaste ja kodutütarde suurlaagri toitlustamine on Naiskodukaitse igasuvine töö. Nüüd on need kandiskassid kõik. Paide poest tellitud kaup on vaid väike osa noortelaagri vajadusest. Veel leiba, 60 pätsi oli, ega ma ei viitsinud ise arvutada ka ringi enam, et kas ikka kulub nii palju või ei kulu. Selliseid järelvankri koormaid veetakse laagrisse ka teistest Eestimaa linnadest ja poodidest. Sadade laste toitlustamine välitingimustes pole naljaasi. Tartu ringkonna naiskodukaitsjad on kutsutud Kaitseliidu sõduriproovile. Kristiina ülesandeks on ette valmistada õhupüssitiir, piirata ala ohutuslintidega, puhastada segavast võsast ja rohust ning olla saabuvatele võistlejatele ülesande täitmisel abikohtunikuks. Nooremate naiskodukaitsjate seas on sellised sõdurikatsed ja eksamid väga populaarsed. 16 on päästikukaitse. See 14 on kaitseriiv. 15 sekundit veel. Mis sa panid 20? Tiiasna ju. Paneme kuhugile leegi selle gaasitoru. Ja pange oma võistkonna number. Allkiri ka. Allkirja ei ole vaja. Sõduriproovi matk koosneb paljudest katsetest. Ütleme 240 ja peale, 241 või? No, sobib, jääb sinna hälbe sisse. Praegu on 13.37, ma olen 40 minek vajak, mõtlesin 3 minutit. 3 minutit, teeme nii. Sakala ringkonna noored naiskodukaitsjad tahavad sõduriproovil välja teenida hõbemärki. Tartu Akadeemilise jaoskonna naised aga sooritada Kaitseliidu baasõppekursuse eksamit. Seda sama põkki, millest spordilaagris räägiti. Kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate seas on kaheldamatult populaarseim üritus rahvusvaheline kaugluurepatrullide võistlus Erna Retk. See on niisugune üks elu tipphetkedest nagu ülikooli lõpetamine ja muud sellised sündmused, et hing on just nagu alati ihanud, et ükskord tuleb ära teha. Aga mõtlete lõpuni läbi minna ikka? Ikka lõpuni. Kui ainult tervis alt ei veaks, et siis oleks kõik korras. Meil on väga hea võistkond. Kõik peavad enda isiklikku elu ka elama, nii et meil ei olnud eriti treeniks aega. Loodame, et peame vastu.
Maailma üheks raskeimaks sõjalisportlikuks võistluseks peetavat Erna retke võib nimetada ka suureks kurnamismänguks. See on luureretk vaenlase tagalasse, kus tuleb varjatult liikuda ning peituda vastutegevuse võitlejate eest. Sellel väga matšolike eriüksuslaste võistlusel on aga igal aastal kombeks võistelda ka Eesti noortel naiskodukaitsetel. Ühekaupa asute siis sooritama granaadiheiteid. Esimese joone tagant viskate püsti, teise joone tagant põlvelt ja kolmanda joone tagant lamades. Hoia, kui valus siin. 150 kilomeetri pikkune ja 5 päeva kestev retk on liigendatud kontrollpunktidega, kus tuleb täita erinevaid jõul ja vastupidavusel, aga ka nutikusel põhinevaid, vahel tundub, et lausa kaelamurdvaid ülesandeid. Erna retkel kellelegi allahindlust ja sugude vahel vahet ei tehta. On vaid need, kes saavad hakkama ja kes ei saa. Riina, 4 minutit on aega muidu, kui sa tahad tulla. Said või? Ole seal, tulge sisse. Pane ta pikali stabiilsesse asendisse. Ühes Erna retke kontrollpunktis nõutakse ka teadmisi katastroofimeditsiinist. Hakkame viima. Okei, kuule lähme, lähme tagasi sisse. Küsime kohtunikult ja Kaitseliidu meditsiiniinstruktorilt, kuidas Eesti naiskodukaitsjad ülesandega hakkama said. See ülesanne oli püstitatud niimoodi, et tuleb moodustada kannatanute kogumispunkt ja see kannatanute kogumispunkt pidi õues olema. Mehed said sellega nulltiimis hakkama, naistel jäi rammu lihtsalt väheks, sellepärast jäid nad oma ajaga natukese jänni, aga põhimõtteliselt ei teinud nad väga valesti midagi. Jah, just täpselt astu sinna peale, see pisike, sa mahud ära sinna. Bla. Naiste väikseima jõuvaru võrreldes meestega kompenseerib nende eriline visadus. Tubli, läheb ilu. Kas tema võib edasi minna või? Puhkal, kas teine läheb läbi? Teine läheb edasi. Peale lähed uuesti. Jeesus Maria. Hoiame kinni ja nüüd ruttu. Ükskõik või püsti. Tule püsti. Jooksuga, nöörist kinni. Väga hea. Nii väga. Tuss peaaegu kesistes tingimustes. Ainus, mida võistlejatele lubatakse reeglitega raja kõrvalt anda, on vesi. Erna retke baaslaager Kautlas toimib tänu naiskodukaitse abile. Naiskodukaitsjad kontrollivad väravas dokumente, töötavad staabis assistentidena ja raadioautodes sideoperaatoritena. Tere jälle! Palun pidage kiirust piirangust kinni. Mis piirangust? Ärge tundudage. Leiba on ka veel. Leiba on ka veel. Traditsiooniliselt on ka circa 600 pealise rahvusvahelise võistluse välitoitlustamine naiskodukaitse õlul. Võistluste toitlustamine on ühtlasi ka naiskodukaitse välikokkakursuse praktika. Köögis saavad naised pidada kõiki ameteid. Kordamööda ollakse nii peakokad kui ka kaitseväe aurusurvekatta kütjad. Siin õpitakse meeskonnatööd ning teineteise kiiret asendamist.
keeres. Tule, Puid on täis või mis täis? Segasid. Aitab. Võistlusest musklimeestega väljuvad Eesti naiskodukaitsjad auga. Juba enne finišijooksu 9. augusti varahommikul on selge, et 28 võistlust alustanud meeskonnast lausa 8 tehti pika puuga ära. Oi, kes siin on? Mine tee meile kalli. Vanaema ka on seal või? Peale 5 päevast ränka võistlust tundub naiskodukaitse võistkond olevat veel üllatavalt reibas. Tere, hea, et sa ellu jäid. Napid jah. Aga nüüd on juba lust lille pigem. Mis tunne on? Ei ole veel tunnet, see tuleb hiljem. Ma ei ole praegu tõesti mingit erilist tunnet. Pole kohale jõudnud veel ilmselt. Kas lähed järgmine aasta jälle või? No absoluutselt muidugi. Aga ma arvan tegelikult, et see on nii suurepärane kogemus, et kindlasti on veel inimesi, kes tahavad seda kogeda, nii et võib-olla ma ei trügi ja ei võta neid kohta ära, aga samas mine tea. Tahaks ise ka korrata muidugi. Vot, niimoodi ongi. Tegelikult pole üldse nii hull, kui tundub. Ei olnudki väga hull või? Ei, iga päevaga läks kergemaks. Iga päev läks kergemaks või? Jah, põhimõtteliselt. Aga jalad on? Jalad on vahepeal olid täitsa katki, aga nüüd hakkab ka juba paranema. Mul on tunne vähemalt. Tartumaal ühes talus korraldavad Naiskodukaitse Akadeemilise jaoskonna naised sügisese hoidiste tegemise talgu. Ma olen pirnid laua peale. Miks või ikka ma praegu näiteks hoopis, et peseme siis hoopis need ortoonukad ära. 2007. aasta oli Eestimaal külluslik aedviljade ja õuna aasta. Et jumalavilju mitte lasta raisku minna, korraldasid Tartu ringkonna naised sissekeedukursuse. Tegemist on naiskodukaitse plaanilise õppusega, mis seda korda peetakse vanade Eesti talgute vormis. Aga piduus ei olnud mingit saa. Arvad, et seda ei saa? Vaata, mida kiitas nende Laura, see on sinu omale. Kirjid paned puhtalt. Me paneme segamini siis. Ei olnudki lapsi. Ainukesed lapsed, kel olid Dagmar. Esimene purru. Tartu poest ostsin sügisdessert 15 krooni kilo. Miks sa poest ostad? Mina osta turult. Tule osta minu käest. Sul on terve aed. Kroon kilo. Kui sa korjad. Rõhutan veel üks kord, 400 kilost 300 liitrit mahla. Ja kui ma liidan sinna juurde naabrinaise poti, see tähendab seda, et mu kulud olid 900 krooni, mul on nüüd 300 liitrit mahla, mis tähendab mahla oma hinnaks 3 krooni. Teie olete selle leidnud ja on hea veel, et olete selle tunde kinnituseks valmis sõlmima ka abielu. Ja kas teie soov astuda abielu Kristiinaga on kindel? Jah. Kas teie soov astuda abielu Urmasega on kindel? Jah. Eesti Vabariigi nimel kuulutan teid seaduslikuks abielupaariks, seaduslikuks abielumeheks
ja seaduslikuks abielu naiseks. 2007. aasta augustis tähistas Naiskodukaitse oma 80. aastapäeva. Selle piduliku sündmuse puhul toimus Jõhvi kirikus 4 ringkonna lippude sisseõnnistamine ja pidulik jumalateenistus. Pühendagu see lipp neid nüüd ja tulevastel aegadel, et saada jõudu oma võitlustes ja püüdlustes ning teenida julgelt Issandat ja oma kodumaa. Selleks pühib see issand seda lippu Jumal Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Traditsioonid on tähtsad. Naiskodukaitse väärtustab Eesti vabadusvõitluse ajalugu ja hoiab oma organisatsiooni järjepidevust. Jäneda mõisas, kus 1931. aastal toimus Naiskodukaitse esimene suvelaager, avati omaaegsele legendaarsele esinaisele Mari Raamotile mälestustahvel. Naiskodukaitse patrooni ja auliiget Ingrid Rüütlit autustatakse organisatsioonile osutunud teenete eest Naiskodukaitse Liil ja Risti 1. klassi teenete märgiga. Tahan omalt poolt öelda suur aitäh organisatsioonile ja organisatsiooni juhatusele selle kõrge autasu eest ja ühtlasi tahan õnnitleda organisatsiooni ja kõiki tema liikmeid meie suure juubeli puhul. Soovin kõigile õnne ja indu ja jätkuvat tahet ühiseks tegutsemiseks isamaa hüveks. Ja ühtlasi soovin 80 aastast hoolimata meie organisatsioonile jätkuvat nooruslikkust. Ka Tartus valmistutakse Naiskodukaitse 80. aastapäeva ja ühtlasi Tartu ringkonna aastapäeva tähistamiseks. Sõjakooli saal dekoreeritakse lippudega ja Naiskodukaitse uued liikmed annavad Kaitseliidu tõotuse. Tunnistan Eesti Vabariigi täielikku iseseisvust ja tema põhiseaduslikku valitsust. Luban ja tõotan tegelikult kaitsta põhiseadusega maksma pandud riigikorda, töötades ausasti Kaitseliidu põhimõtete järgi. Luban ja tõotan tegelikult kaitsta põhiseadusega maksma pandud riigikorda, töötades ausasti Kaitseliidu põhimõtete järgi. Kõik ülemate seaduslikud käsud, samuti juhatuse määrused ja korraldused täidan tõrkumata. Kõik ülemate seaduslikud käsud, samuti juhatuse määrused ja korraldused täidan tõrkumata. Helle Hansen. Kui tuled gümnaasiumist ja võtad osa erinevatest ringidest, siis ülikooli tulles selline võimalus puudub, et sind ei sunnita kuskil käima või sind ei kutsuta kuhugile, et sa pead ise leidma need väljundid. Aga mina mõtlesin küll kohe konkreetselt, et teisel aastal mina millegagi liitun. Et kas siis mõne korporatsiooniga või siis mõne ühendusega. Ja esimeseks valikuks langeski kohe Naiskodukaitse, aga mitte minu enda initsiatiivil, vaid minu kursaõdede initsiatiivil. Et nemad tahtsid minna tutvumisõhtule ja võtsid minu kaasa. Aga nendest mina üksi jäin, et minul hakkas väga meeldima. Et kui mul enne puudus täielik arusaam, et mis Naiskodukaitse on või mis on tema väljundid, siis mida enam ma olin seal, seda rohkem ma vaimustusin. Et mina küll olen avastanud, et Naiskodukaitse on just see, millega mina tahan tegeleda. Aastal 2007, no nii nagu kogu maailm on tegelikult
suhteliselt kõvasti muutunud. Aastal 2007 naiste roll riigikaitses on peaaegu et seesama, mis on meestelgi. Kui vaatab seda, kui palju missiooniüksustel juba naisi osaleb, sest et meil lihtsalt ei ole nii palju mehi. Kas ka naiskodukaitse liikmeid? Jah, ka naiskodukaitse liikmeid. Kui palju naiskodukaitse liikmeid on meil valveteenistustes, sest et mehi lihtsalt ei jätku. Nii et sellist õrna ja naiselikku poolt nagu selle organisatsiooni taastamisel oodati meilt. Ja kui arutati seda, et missugune peab vorm olema, et siis peab olema seelik, lühike ja lehviv ja kõik see, et see on nüüd ära jäänud. Naised on ikka laigulises ja võrdselt meestega. Kahju küll. Ma arvan, et kaitseliitlane ei ole lihtsalt see kodanik, kes oma aega eraldab, vaid kaitseliitlane on ja kaasa arvates naiskodukaitse, on inimene, kes mõistab maailmapilti ja riiki tema hädas ja viletsuses väga põhjalikult ja teeb kõik endast sõltuja võimalikku, et me oleksime asjakohased ja materiaalsed oma igapäevaelus ja toimimistes ja oleksime valmis kriisiks või oleksime valmis negatiivseteks ilminguteks riigis, kui see vajadus on. Naiskodukaitse on täna väga tugev tuumik ja ühelt maalt on ta eeskujuks Kaitseliidule, kuidas väheste ressurssidega on võimalik saavutada ja tähtsustada vabatahtlikkust ja saavutada tõepoolest neid eesmärke ülesandeid, mis on vägagi võrdväärsed Kaitseliidu enda eesmärkide ülesannetega. Seega riigil on ta ja Kaitseliidul on ta väga sisuline ja suur tähtsus, sest ta toob endaga kaasa kogu elanikkonda ja võimaldab seda teha. Ilma Kaitseliit, ilma naiskodukaitseta ei oleks päris kindlasti see instrument, mida me täna territoriaalkaitses nagu näha tahame. Võidupühal astuvad naiskodukaitse tulekandjad Vabariigi presidendi ette. Härra Vabariigi president, Alutaguse ringkond, Kadri Maalma. Härra Vabariigi president, Alutaguse ringkond, Leena Nesterova. Viige siis oma kodukanti, oma maakonda. Minu kohus. Härra Vabariigi president, Järva maakond, Maire Arro. Härra Vabariigi president, Järva ringkond, Külli Varblane. Härra Vabariigi president, Tallinna ringkond, Sirle Paldesport. Härra Vabariigi president, Tallinna ringkond, Meeri Lempinen. Viige see tuli siis meie pealinna, head võidupüha teile. Minu kohus, härra Vabariigi president. Naiskodukaitses ei küsita, mida organisatsioon annab oma liikmetele. Pigem küsitakse, mida naiskodukaitse saab anda Eesti ühiskonnale. Käsi tervituseks südamel ja liiljerist naiskodukaitse lipul on Eesti naiste isamaalise kohusetunde sümboliks.